tere, siin Tauno. Selles videos näitan ma teile, kuidas joonistada selle noolega ruutu ning teiseks, kuidas kustutada olemasolevaid jooni. Alustame sellest, et meil on olemas üks nool. Teeme nii, et kui vajutame tühikut, siis see nool hakkab joonistama. Klikime sündmused ja võtame siit ploki, kui vajutatakse klahvi tühik. Mis siis juhtub? Teeme nii, et siis pliiats läheb alla, pliiats alla ja seejärel valime liikumise ning liigume noolega. Aga teeme nii, et me ei liigu mitte 10 pikslit, vaid liigume 100 pikslit. Proovime. Vajutame tühikut ja liigutakse 100 pikslit. Nüüd selleks, et ruutu joonistada, selleks peaks pärast edasiliikumist nool pöörama 90 kraadi paremale. Valimegi siit pööra 15 kraadi, aga ruudu nurgad on 90 kraadi. Kirjutame siia pööra 90 kraadi. Panen noole siia, proovime, kas töötab. Jah, tõesti töötab. Nüüd on näha, kui tühikut vajutada 4 korda, moodustubki ruut. Järgmise asjana lisame siia ka võimaluse, et kui rohelist lippu vajutatakse, siis kustutatakse olemasolevad jooned ära. Teeme nii. Valime sündmused, kui klõpsatakse rohelist lippu, siis pliiats kustuta. No proovime, kui vajutame tühikut ja nüüd, kui vajutame rohelist lippu, tõesti kõik kustutatakse. Küll aga juhtub selline asi, et nool jääb alla suunda. Selleks teeme nii, et kui rohelist nuppu vajutatakse, siis lisaks kustutamisele pannakse noole suunda alati ühele poole. Lisame siia rohelise lipu juurde, kustuta juurde, valime liikumine ja osuta suunas 90. Proovime nüüd rohelist lippu. Ja tõesti kõik kustutatakse ning nool osutab paremale. Kuidas aga teha nii, et kui vajutame tühikut ühe korra, et siis joonistuks terve ruut. Kui me praegu tühikut vajutame, joonistub ainult üks ruudu külg ja teise korraga teine külg. Aga selleks, et joonistada tervet ruutu, peame lisama siia tühiku juurde veel blokke. Praegu liigutakse 100 pikslit, keerab 90 kraadi. Paneme siia, et veel liigub 100 pikslit teise külje jaoks. Proovime. Ja tõesti, 2 külge on olemas. On näha, et nüüd peaks jälle nool pöörama. Paneme siia veel, et pööra 90 kraadi. Proovime otsast peale. Vajutame tühikut ja tõesti pööra. Kuidas aga terve ruut valmis teha? Selle jätan sulle nuputamiseks.